Tšau! Tänases videos ma natuke ajan teiega juttu, räägin teile, mis vahepeal toimunud on ja mis on järgmistes videotes tulemas. Eelmise nädala video oli tegelikult filmitud juba oktoobri alguses. Praeguseks hetkeks on juba praktiliselt 6 aega mööda läinud. Tänane video on filmitud täna, see tähendab seda, et ma praegu filmin kiirelt teile selle video, monteerin ja panen teile samal päeval üles. Praegu see, mis ma räägin, on kõige värskem update, mis vahepeal toimunud on. Eelmises videos ma rääkisin sellest, kuidas mul lõualuud läksid lukku ja see juhtus juba siis praktiliselt 6 aega tagasi ja mul on siiamaani lõualuud lukus. Ma olen õppinud, harjutanud nende lõualuudega kapesid ära võtma, enam-vähem normaalselt sööma ka tahket toitu, kuigi kõik võtab palju kauem aega, mis mingis mõttes on nagu hea ja kasulik, et tegelikult tulekski ju süüa rahulikumalt ja aeglasemalt ja mitte nii palju. Oma lõualuuga ma panin ka ühele Eesti parimale lõualuu doktorile aja, ehk siis selle aja ma sain alles veebruaris, nii et ma ei tea, mis vahepeal saab. Igatahes ma otsisin veel seda arsti ja leidsin ta ühest tasulisest hambakliinikust ja ma panin ka igaks juhuks sinna aja, mis on siis paari nädala pärast. Et ma loodan, et ma vähemalt saan varem natukene nõu tema käest, mis nagu edasi teha, sest et need lõualuuharjutused ei aidanud ja mul hakkas pea täiega valutama, kui ma üldse üritasin kangutada oma lõugu natuke rohkem lahti, kui nad lähevad. Ja siinkohal peaks ka selle ära mainima, et seoses sellega lükkus ka mu mandlioperatsioon teadmatusse aega edasi. Aga oma kapedest rääkides, ma käisin eile Tallinnas ja mulle tehti üks mumm juurde ja mulle pandi 4. kapet suhu, ehk siis 14 kapest on mul praegu suus 4. Hambad liiguvad ilusti õiges suunas ja nendega on kõik okei. Arst sai ka õnneks, vaatamata sellele, et mu suu väga palju lahti ei käi, õnneks sai. Ja mis on hea uudis on see, et mul ei tulegi rohkem hambaarsti juurde minna kui päris lõpus, kus ma siis viimased kaped suhu pannes annan siis teada, kui kõik on hästi läinud ja hambad on ilusti liikunud, siis nad tellivad need lõpukaped ehk siis kaped, mida ma hoian öösiti suus ja siis mingi aja tagant hakkan järjest vähem ja vähem suus hoidma, et ühesõnaga need kaped nagu mis siis on ilma mummudeta ja mis lihtsalt hoiavad mu hambaid õiges suunas, et nad ei hakkaks tagasi liikuma kõveraks. Ja neile, kes ei saa praegu üldse aru, millest ma räägin, siis mul on suus praegu Invisalign kaped, mis on siis alternatiiv hambaklambritele ja mis teevad hambad ilusaks ja sirgu. Ja kui te tahate nendest rohkem teada, siis ma olen ka ennem teinud nendest video ja ma panen selle video lingiga siia video kirjeldusse alla. Praktiliselt nende kapedega oligi nii, et ma käisin konsultatsioonil, siis käisin, kus võeti vormid ja saadeti tellimus sisse ja siis käisin, kus mulle pandi need esimesed kaped suhu ja nüüd seekord, kus mulle lihtsalt üks mumm juurde pandi, et iga patsiendi puhul vist isegi seda ei tule. Et see on, ma arvan, erinevalt, et lihtsalt ilmselt see hammas võib-olla ennem ei pidanud liikuma ja nüüd hakkab siis liikuma, ma ei tea. Igatahes, jah, ja siis tuleb mulle ühe korra veel käia seal. Järgmine nädal on Ameerikas Halloween ja selleks on mul juba teile ka filmitud veel üks Halloweeni video ja selles videos ma teen ennast üheks tegelaseks, ühelt minu lemmikkunstniku maalilt ja selles videos ma räägin teile veel natukene kõhedaid lugusid, nii et see on tulemas järgmine nädal. Siis on veel tulemas üks video, mida ma filmisin koos oma õega. Ma veel ei tea, mis järjekorras ma need videod üles panen, aga igatahes on tulemas video Halloweeni jutud ja Halloweeni make, siis õega video.
siis on mul pooleli praegu ühe tooli ümbertegemise video. Mul on siin üks tool praegu pooleli. Seda tooli te näete ka videos, kus ma oma õega olen, aga seal on ta veel ümber tegemata. Siin mul on praegu kriitvärvidega jõudnud natukene seda tooli värvida ja siis on mul ostetud kangad, mida ma veel ei ole päris otsustanud, kumba kangast ma kasutan selle tooli juurde. See video on siis tulemas, siis täna ma lähen filmima vanaema juurde videot, kus ma proovin selga oma vanaema riideid. Ja mul on suvest veel meeletu kogus materjali Lõuna-Prantsusmaa reisist, mis oli meil selline maalipraktika reis ja me käisime ka huvitavates kohtades, muuseumites, nii et ma üritan mingi aeg ka selle video kokku panna, aga seda materjali on nii palju, et see võtab kõik veel aega. Siis veel üks asi, mille kohta ma eraldi võib-olla videot ei hakka ka tegema, et ma mingi aeg ostsin sellise toote nagu Feeg, mis siis peaks ripsmeid ja kulme tihedamaks, pikemaks, tugevamaks tegema. Ja ma olen seda toodet juba peaaegu 2 kuud kasutanud. Siin on kirjas, et tulemus, täiuslik lõpptulemus 4-8 nädalaga. Noh, siis ongi praktiliselt 2 kuud. Ma ei osanud nagu oodata, et kas ta üldse toimib, kas ta toimib mingi ulme suure erinevusega, et mul ei olnud mitte mingit ettekujutust. Midagi ta kindlasti tegi. Ma tunnen, et mu ripsmed on tihedamad ja kulmud ka natuke tihedamad, et ma tahaks, et mu kulmud just ülevalt poolt natuke tihedamaks läheksid, et ma ei peaks nagu kogu aeg mingi kulme nii tihedaks värvima, sest et värvides ta ei ole nii loomulik, kui sul on, endal on ju tihedamad kulmud. Ma kahjuks ei filminud küll alguses, kui ma seda kasutama hakkasin, aga ma tegin pilti, et millised olid minu ripsmed ja kulmud enne seda toote kasutamist. Igatahes praegu ma filmisin klipi, milline on tulemus. Ma igaks juhuks ütlen ka selle ära, et ma lihtsalt ise ostsin seda, et nad ei sponsoreerinud mind ega saatnud mulle seda toodet, et ma lihtsalt olen näinud, et inimesed on kasutanud seda. Äkki mu õde ka kunagi soovitas seda mulle. Igatahes ma ostsin selle, et katsetada, kas see teeb mu ripsmeid ja kulme pikemaks, tihedamaks. Ja teine asi, mis ma praegu katsetan, on keegi soovitas mulle, et kuna mul on õhukesed juuksed, et ma võiks neid Placent Active tooteid kasutada ja nüüd ma natuke aega olen ka neid katsetanud, aga no praegu ei ole veel tulemust näha, sest ma ma ei tea, pool kuud olen ainult praegu kasutanud. Ma ostsin endale need vitamiinid, šampooni ja siis need ampullid, milles on vedelik, mida siis tuleb pähe määrida. Aga jah, ma olen lähipäevadel nii palju videosid filminud, aga need videod kõik on nagu nii spetsiifilised, et ongi, et kas ma teen mööblit ümber või ma teen meiki ja räägin Halloweeni juttudest, et ma ei tea, mulle meeldib vahepeal teiega niisama rääkida ka, sest mul on nagu tunne, et teisel pool ekraani oleks justkui kõik mul tuttavad inimesed. Ja eelmisele videole ka ma sain nagu nii palju huvitavat vastukaja, et ma sain teada, et on veel inimesi, kellel on lõualuuga probleeme, et mina näiteks ma ei olnud enne kuulnud, et kellelgi oleks midagi taolist juhtunud ja et kellelgi ongi nagu sellega lihtsalt probleem, et lõualuud lähevad lukku. Liigeste arsti juurde ehk siis reumatoloogi juurde ma lähen ka paari nädala pärast ning ma talle ka kindlasti räägin selle lõualuude asja ära, mis vahepeal on juhtunud ja ühesõnaga palju erinevaid arste on, kelle juurde ma tulevikus pean minema, aga ma ei tea, ma üritan olla lihtsalt positiivne ja rõõmus ja sisestada endale positiivset tulevikku, sest et siis äkki asjad lähevadki positiivselt edasi. Et kõige hullem on vist, kui lased endale selle hirmu naha vahele, et midagi on väga valesti ja siis su keha lähebki väga valesti.
ma ei tea, eelmine aasta ja see suvi on olnud nagu nii stressirohked, et ma üldse ei imesta, et mul kõik need asjad järjest on juhtunud, et need seljavalud ja lõualud ja asjad, et ma arvan, et ma lõpetan siinkohal ja juba järgmine nädal näeme Halloweeni videos ja sealt edasi siis järgmised videod, millest ma teile ka täna rääkisin. Ja siis kunagi hiljem, kui ma olen käinud arstide juures, siis ma võib-olla ja kui on mingeid muutusi, siis ma hoian teid kursis ka nende asjadega. Ja kirjutage ja kommenteerige mulle, kuidas teil läheb, sest et mul on juba tunne, et päris mitmed teist, kes ma näen, et kirjutavad ja kommenteerivad mulle pidevalt. Mul on juba nagu tunne, et ma teaksin teid ja mul on huvitav kuulda, kuidas teil läheb, sellepärast et muidu ma olen lihtsalt mingi imelik, kes räägib siin üksi kaamera ees omaette. Ma ei tea, likeige ja kommenteerige ja subscribe'ige ka, kui te ei ole veel seda teinud. Ja vaadake minu vanemaid videosid, kui te neid näinud ei ole. Mingi aeg suve lõpus mul sai täis 100 videot, nii et kui te ei ole 100 videot minust näinud, siis teadke, et teil on veel vanu videosid vaadata, mida te veel näinud ei ole. Kui teis huvitab. Aga okei, ma lõpetan nüüd. Järgmises videos näeme. Tšau!